Armsad sõbrad, kätte on jõudnud paastoaja 5. pühapäev, mida nimetatakse ka kannatuse või kannatamise pühapäevaks. Selle pühapäevaga algavad 2 viimast paastoaja nädalat, mida tuntakse ka kui Kristuse kannatamise aega. Ka meie tänane evangeelium kõneleb ette ulatuvalt või ettevaatavalt Kristuse kannatustest ja tema surmast. Tegemist on väga tõsise tekstiga, nii nagu kogu see aeg, see kannatamise aeg on väga tõsise ja järele mõtlema kutsuva iseloomuga. Meie kirikukalendris on see evangeeliumi tekst antud veidi lühemalt. Mina lisan nii selle algusesse kui lõppu paar salmi, et see tekst oleks paremini mõistetav, et viidata kontekstile, millest see lõik on võetud. Me leiame selle Johannese evangeeliumi 11. peatükist. Tegemist on peatüki lõpuosaga. Nüüd hakkasid Jeesusesse uskuma paljud juudid, kes olid tulnud Maaria juurde ja näinud, mis Jeesus oli teinud. Aga mõned neist läksid variseride juurde ja teatasid neile, mis Jeesus oli teinud. Seepeale kutsusid ülempreestrid ja variserid kokku suurkohtu koosoleku ja ütlesid, mis me teeme. See inimene teeb palju tunnustähti. Kui me jätame ta rahule, hakkavad kõik temasse uskuma ning siis tulevad roomlased ja võtavad ära nii meie pühapaiga kui ka rahva. Aga üks neist, Kaifas, kes oli tolle aasta ülempreester, ütles neile, teie ei tea mitte midagi ega mõtle, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Aga seda ta ei öelnud iseenesest, vaid tolle aasta ülempreestrina kuulutas prohvetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühte kokku. Sellest päevast peale võtsid nad siis nõuks Jeesus ära tappa. Nüüd ei käinud Jeesus enam juutide keskel avalikult, vaid läks sealt ära kõrbe lähedasse paika, Efraimi nimelisse linna ning viibis seal koos jüngritega. Aga juutide paasapühad olid ligi ning maalt läksid paljud üles Jeruusalemma end paasapühade jaoks puhastama. Siis nad otsisid Jeesust ja pärisid pühakojas seistes üksteiselt, mis te arvate, vaevalt ta tuleb pühadeks. Aga ülempreestrid ja variserid olid andnud käsu, et kui keegi peaks teadma, kus Jeesus on, siis see annaks ta üles, et nad saaksid ta vahistada. See sündmus, millele siin evangeeliumi alguses viidatakse, mida Jeesus oli teinud, oli Jeesuse sõbra Laatsaruse ülesäratamine surnuist. Ma usun, teile tuleb meelde, Laatsarus oli Jeesuse sõber, tema õed Marta ja Maaria teatasid Jeesusele, et Laatsarus on raskesti haige ning palusid, et Jeesus tuleks ja teeks ta terveks. Aga Jeesus viivitas ja jõudis kohale alles siis, kui Laatsarus oli olnud juba 4 päeva hauas. Ja siis Jeesus laskis haua suult kivi ära veeretada, hüüdis valju häälega Laatsarus, tule välja ning Laatsarus tõusis surnuist üles. Seda nähes meile öeldakse, hakkasid Jeesusesse uskuma paljud juudid, kes olid tulnud Maaria juurde ja näinud, mis ta oli teinud. Aga selles konkreetses pühakirja lõigus, mis on antud meie tänaseks evangeeliumiks, ei räägita enam mitte Laatsaruse ülesäratamisest, vaid millestki hoopis enamast, millestki veelgi tähtsamast. Jah, see võib kõlada kummaliselt,
aga on midagi veelgi tähtsamat kui ühe surnu hauast väljatoomine ja talle elu tagasi kinkimine. Meie tänase evangeeliumi keskmes on kaks meest. Jeesus muidugi, ta on ikka evangeeliumi keskmes, ning Jeesuse verivaenlane, võiksime öelda tema vihaseim vastane, ülempreester Kaifas. Aga võiksime öelda veel teisitigi. Võiksime öelda, et selle evangeeliumi keskmes on kaks ülempreestrit. Ühelt poolt too ajalik ülempreester Kaifas ja teiselt poolt igavene ülempreester, meie issand ja õnnistegija Jeesus Kristus. Igavene preester Melkisedeki korra järele, nii nagu öeldakse kirjas heebrealastele. Ja selle heebrea kirja juurde ma tulen põgusalt mõne aja pärast veel tagasi. Siin selles lõigus on huvitav, et kui evangelist Johannes kõneleb ülempreester Kaifasest, siis ta rõhutab 2 korda, et Kaifas oli tolle aasta ülempreester. Just nagu oleks Kaifas olnud ülempreester just ja ainult sellel aastal, mil kõik see aset leidis. Aga tegelikult oli Kaifas olnud selleks ajaks ülempreester juba vähemalt 10 aastat ja umbes sama palju aastaid oli ta ülempreester veel pärast Jeesuse hukkamist. Ülempreestrit ei valitud nimelt mitte igal aastal uuesti, vaid ta oli ametis nii kaua, kui ta oli ja tollel ajaloo perioodil, tuletame meelde, et Iisrael oli Rooma okupatsiooni võimu all, sõltus ülempreestri ametisse määramine ja ametis püsimine eeskätt Rooma võimudest. Tuleb välja, et Kaifas sai nendega üsna hästi läbi, kuna ta oli ülempreester alates 18. aastast pärast Jeesuse sündi kuni 36. aastani pärast Kristuse sündimist. Niisiis kokku vähemalt 18 aastat. Ja see tegi Kaifasest ühe pikema ametiajaga ülempreestri tollel perioodil. Ning see, mida me loeme tänasest evangeeliumist, annab meile pisut ka aimu, mis see oli, mis lubas Kaifasel nii pikalt või aitas Kaifasel nii pikalt ametis püsida. Ilmselt oli ta nii-öelda poliitiliselt üsna osav. Ta oli kaine ja külm kalkuleerija. Küllap ta oli üsna julm ja jultunud mees, kes oli valmis oma eesmärkide saavutamiseks ja oma positsiooni kindlustamiseks minema koguni üle laipade. Antud juhul siis üle Jeesuse laiba. Muidugi ei olnud ta ainus taolise mõtteviisiga mees seal juutide ülemkihi hulgas. Meile öeldi, et kui suur kohus tuli kokku, siis olid suurkohtu liikmed suures kimbatuses, mis me teeme, see inimene teeb palju tunnustähti, kui me jätame ta rahule, hakkavad kõik temasse uskuma ning siis tulevad roomlased ja võtavad ära nii meie pühapaiga kui rahva. Tegelikult kreekakeelses originaaltekstis siin pühapaigast ei räägita, räägitakse ainult paigast või kohast ja me võime tõlkida nii eesti keeles kui kreeka keeles on see samamoodi ülekantult, et nad kardavad, et nad jäävad oma kohast, see tähendab oma positsioonist ilma. Kuigi nende sõnad kõlavad esialgu vagalt, justkui tahaksid nad kaitsta pühakoda ja rahvast, hoolivad nad tegelikult ainult iseendast. Ja nii ka Kaifas. Tema plaan, millega ta välja tuli, Jeesus hukata või hukata lasta, oli mõeldud just nimelt selleks, et hoida, kindlustada oma enda positsiooni.
Aga hoolimata oma pikast ametiajast oli Kaifas ikkagi ainult üks maine, inimlik ja ajalik ülempreester. Ning temagi tund tuli õige pea. Jah, võib-olla ta oli ametis veel 8–10 aastat, aga tema tund tuli. Ta oli ajalik ülempreester. Tolle aasta ülempreester, nagu ütleb evangelist Johannes. See on muide oluline meeldetuletus meile kõigile, iseäranis nendele, kellel on mingi võim, mingi positsioon. Nii nagu minu vanaema ikka armastas öelda, kõik läheb mööda ja meie ka. Ja ma arvan, et me vajame sellist meeldetuletust, sellist reaalsusesse tagasi toomist. Küllap seda teadis tegelikult ka ülempreester Kaifas, aga siiski püüdis ta hoida kinni sellest, mis tal oli, sõna otseses mõttes 10 küünega, hoida nii kaua, kui see peaks võimalik olema, minnes, nagu juba öeldud, kas või üle laipade. Sellele ajalikule ja üle laipade minevale ülempreestrile vastandub nüüd see, kellest ta too ajalik ülempreester üritas kõigest jõust lahti saada. Igavene ülempreester, meie issand ja õnnist tegija Jeesus Kristus, kes ei ole läinud mitte üle teiste laipade, vaid on omaenda verega ükskord kõige pühamasse paika sisenenud, nagu öeldakse kirjas heebrealastele, millele ma juba viitasin, ning on seal iseennast ohverdades, meid lunastades, meile Jumalaga lepituse, pattude andeks andmise uue elu kinkinud. Muide, ma soovitan teil eriti sellel kannatamise ajal lugeda kirja heebrealastele, sest seal räägitakse väga põhjalikult ja väga hästi Kristuse ülempreestri ameti ja tema ohvri tähendusest. Juutide ülempreestri tähtsaimaks ülesandeks oli kord aastas minna templi kõige pühamasse paika, et seal ohvriloomade verega toimetada lepitust kogu Iisraeli rahva pattude eest. Aga kõik need ohvrid, nii see, mida toodi suurel lepituspäeval, kui ka kõik need loendamatud igapäevased ohvrid, mida tõid maised preestrid seal Jeruusalemma templis, ei võinud tegelikult patte ära võtta. Need ei võinud, need ei saanud, need ei suutnud inimeste süüd kustutada. Jah, inimesed tulid küll pühadeks Jeruusalemma, et ennast puhastada, nii nagu öeldakse ka selles evangeeliumi lõigus, mida ma lugesin, aga tegelikult need ohvriloomad, kogu see templi rituaal ei suutnud inimesi puhastada ega uueks teha. Mida nad suutsid? Nad suutsid, nagu taas kirjas heebrealastele öeldakse, inimestele nende pattu, nende patusust meelde tuletada ja äratada neis seda kisendavat, karjuvat igatsust tõelise andeks andmise ja tõelise lepituse järele, mida saab kinkida ainult Jumal ise ja mille Jumal on meile kinkinud selles ainsas tõelises ülempreestris, kes on ükskord omaenda verega läinud sinna kõige pühamasse paika ning meile igavese lunastuse saavutanud. Ainult tema võib meid patust, surmast, ülekohtust ja hukatusest päästa. Ning ta on seda teinud. Ta on seda teinud oma kannatustega, oma ristisurmaga, oma ülestõusmisega. Tänases evangeeliumis on ehk kõige huvitavam ja hämmastavam see, kuidas ülempreester Kaifas osutub enese teadmata ja tahtmata ootamatult prohvetiks, kuulutades ette midagi sellist, millest tal endal õrna aimugi ei olnud ja mida ta omal kombel ju isegi kogu oma tegutsemisega takistada üritas. Ülempreester Kaifas ütles,
et on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Jah, Kaifase jaoks oligi tegemist kaine ja külma kalkulatsiooniga, aga evangelist Johannes kinnitab, et nii see ongi. Johannes ütleb, aga seda ta ei öelnud iseenesest, vaid tolle aasta ülempreestrina kuulutas prohvetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühtekokku. Jeesus on surnud kõikide inimeste eest. Jeesus on surnud kogu maailma eest, terve inimkonna eest ja see tähendab ka meie eest, meie igaühe eest, ka minu eest ja sinu eest. Ka meie patud, meie igaühe patud on tema surma läbi kustutatud. Ka meie oleme tema veres kõigest patusüüst puhtaks pestud. Ka meie oleme tema läbi, tema ohvri läbi, tema enese andmise läbi Jumalaga lepitatud. Ta tühjendas oma hinge kuni surmani, ta andis ennast kuni lõpuni selleks, et meiegi viletsad, vaesed, patused inimesed võiksime kuuluda Jumala laste hulka. Et meiegi oleksime need, kellele Jumal kingib lapse seisuse ja õiguse ning igavese elu taevases kirkuses. Tema on andnud ennast kõigest loobudes selleks, et meie võiksime kogu sellest imelisest jumalikust rikkusest osa saada. Ja seda igavesti ja tõelises täiuses. Need, kes Jeesust vihkasid, said iseenda teadmata ning vastupidiselt omaenda tahtele ja kavatsusele lunastuse tööriistadeks. See ei õigusta nende kurjust ega ülekohut, seda ülekohut, mida nad tegid eeskätt Jeesusele. Küll aga võime öelda, et kui Jumal laskis inimestel nende kurjuses, nende madaluses, nende ülekohtus teha seda, mida inimesed ikka teevad, tegi ta samal ajal ise seda, mida tema ikka teeb. Ta tõi kõige suuremast ülekohtust ja kurjast välja kõige suurema ja imelisema hea. Ta laskis surmast tõusta elu. Ta tõi ülekohtust esile õiguse ja õigeks mõistmise isegi neile, kes on selle ülekohtu põhjustanud. Muidugi siis, kui nad peaksid oma pattu, oma ülekohut kahetsema ning Jumala juures armu, halastust ja andestust otsima. Aga just selles, kus teostub kõige suurem inimlik kurjus, tuleb kõige kirkamalt esile Jumala imeline armastus ja tema õigus, mille ta tahab kinkida kõigile neile, kes oma pattu kahetsedes ja meeleparandust otsides tema poole pöörduvad ja tema juurde tulevad. Igal juhul on selge, et olgu inimeste kurjad kavatsused millised tahes, kõik, viimselt on kõik Jumala käes. Sellesama Jumala käes, kes on maailma nõnda armastanud, et on andnud oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Vaadake, selle Jumala käes on kõik. Oleme ka meie, on ka meie elu ja meie igavene saatus. Kui hea on seda teada, et viimselt ei sõltu me isegi mitte oma enda patust ega ülekohtust, vaid üksnes Jumala armust. Kui me seda otsime, selle juurde põgeneme ja selle vastu võtame või laseme Jumalal ennast selles armus ja halastuses vastu võtta. Enne Laatsaruse juurde minemist ütles Jeesus oma jüngritele, et see kõik on sündinud ja sünnib selleks, et Jumala poeg saaks austatud.
Aga selle austamise all ei pidanud Jeesus silmas mitte inimestelt tulevat austust, kiitust, kummardamist, imetlust, vaid seda, mida ta mujal nimetab ka enda ülendamiseks. Mis on see, mida Jeesus nimetab enda ülendamiseks? See on tema ülendamine risti puule. See on tema lunastav ristisurm, millest tõuseb elu kõigile, kes temasse usuvad ja kes ta vastu võtavad ning seeläbi temas Jumala lasteks saavad. Andku Jumal, et meiegi oleksime nende hulgas. Et me teaksime, et tema on tõesti see, kes on surnud ka meie eest, et meie ei hukkuks.